hei ja sõbrad. Kevad käes, millegiga peab ju algust tegema ja vast esimene asi võiks olla kevadine viljapuude lõikus. Et mina alustan hetkel siin selja taga olevast maguskirsist meelika, aga panen edasi nii, et võtan ette kõik ploomid, pirnid ja õunapuud ka. Et need on suht noored 3-4-aastased puud ehk veel on nii-öelda kujunduslõikuse faas. Ehk siis võib kevadel teha ka üsna sellise tugevama lõikuse. Küll maguskirsid on üsna tugeva kasvuga ehk nad ei ole mingisugusel poogitud alusel. Seega nende nii-öelda kõrgustesse ronimist tuleb takistada ehk latvu võtan kindlasti tugevamalt tagasi. Aga vaatame lähemalt. Siin on siis näha kogu oma pikkuses, näha on, et latv on ju täiesti ära kasvanud, ta on selline pigem 3 meetrile lähenev. Tulevikus kindlasti tahaks, et viljapuud oleks sellises kõrguses, et sa nii-öelda kätt sirutades ikkagi ülemisi oksi enam-vähem puudutad. Mis tähendab seda, et see puulatv tuleb nüüd nii-öelda selle kolmanda korruse, kolmanda kõrguse kohale tagasi lõikusega ja eks ta kasvatab sealt uusi võsusid, aga püüan seda kõrgust hoida, mis siis annab ka tegelikult allapoole võimaluse okstel rohkem nagu kasvada, jõudu sinna. Iseenesest peaks ta see aasta õitsema ehk ka vilja kandma ja kuna nad on risttolmlejad, siis siin kõrval on ka meil Artur, siis tema nagu vajab meelika õietolmu kindlasti, et kanda. Tema on küll nüüd meil õitsenud 2 aastat peaaegu, eelmine aastat tugevamalt, aga ta ei kandnud ühtegi marja, sest ilmselt jäi tolmendamata. Aga kui minna siia, siis jah, siin on näha sellised võimalikud kuidas öelda siis, viljapunga klastrid sellised, mis on sellised tüüpilised kirsile, ploomile. Näiteks oksa peal ka siin. Siin on mul ka eelmise aasta pookeproov ehk siis suvine punga pooge. Antud oksa lõikan ka selle punga juurde tagasi, vaatan, kas toimib või ei toimi, et kuna siin allpool on piisavalt varupungi, siis ma ei näe nagu suurt ohtu, et see oks nagu välja läheb. Ühe käega on ikka suht kehva seda sihtida, andke andeks, aga ma püüan siin seda hoida. Aga nii ta tuleb. Ehk siis loodame, et ta siin ka ilusti kinnitub see pooke koht ja elab ilusti üle, aga vaatame. Katsetamise asi. Kui nüüd vaadata oksi, siis oksad on iseenesest väga hästi siin just alumises sektoris arenenud. Küll nad on nagu tüüvist väga palju eemale jooksnud, siis ma lõikan neid tagasi natukene, et see tüvi saaks või see oksa ise oks saaks nagu pakseneda rahulikult ja ta ei roniks nagu liiga kaugele ette ära. Samas jätan piisavalt ikkagi maad sellel oksal, ehk see on tegelikult siit alates on eelmise aasta kasv. Siin on suvine tagasilõikus ja ta on visanud juba kogu selle oksajupi veel juurde. Aga ise lõikaks ta ikkagi siia eelmise aasta nii-öelda pärast kevadet sellise paarkümmend sentimeetrit jupi alles ja lõikan tagasi ta. Ja kuna see on nüüd otsmine oks, siis teised võiksid olla natukene lühemad ja nemad siis lõikan sarnaselt välimise punga peale. Kui siin on välimine pung, siin on näha tegelikult väga ilusti, siis ma lõikan nii, et ta ajaks siit ja hoiaks juba loomulikult rõhtsana. Sarnase teen siis selle väikse oksaga. Valin siin
kui nüüd mõni oks on siin selline natukene püstisem, siis noh, aga ta on lühikene, selline paarkümmend sentimeetrit, siis iseenesest mina teda veel ei torgi. Ma jätan ta siia kasvama. Võimalik, et siin tulevikus kasvab see kõrgusesse edasi ja lõikan ta välja, aga lõikan siis mingisuguse rõhtsa oksa peale, aga antud momendil on siin piisavalt sellise pungi, mida võib lasta areneda rahulikult ja ei juhtu mitte midagi. Et nende otsaokstega, mis siis on hakanud üles ronima, siis nemad ma ikkagi lühendan mingisuguse punga peale ära, et nad ei hakkaks otsa üles kasvama. Teised tunduvad tegelikult kõik juba päris hea staadiumis, küll lühendan neid natukene, et ergutada neid siin. Ja tundub hetkel, et on selle poolega siin kõik. Aga vaatame siis seda latva, et kuna see latv on käest ära läinud, minu jaoks väga kõrge, no ikka väga kõrge. No minu käsi ulatab umbes täpselt siia. Aga siin on veel küll ja küll seda. Ehk siis ma ise mõtlesin, et ma tekitan talle ladva sellest oksast. Ehk siis lõikan siiamaani tagasi. Aga kuna ma seda ühe käega kindlasti teha ei suuda, siis seda ma teen kaamera väliselt. Lõikus tuli siis üsna tugev. Otsustasin ikkagi päris tugevalt ka ülemist otsa tagasi lõigata, korraliku kujunduslõikuse teha talle. Loodan, et see ei mõjuta tema tüvil olevaid nii-öelda õie või viljaklastreid nii-öelda. Aga endal on mõte siis hetkel see latv siis niimoodi kasvatatud või lõigatud. Küll aga antud juhul on siis see poogitud pung siin, et kui see poogitud pung läheb kasvama, siis ma tegelikult tulevikus ilmselt lõikan üldse tagasi sellele, et see jääb nagu ladva oksaks. Ehk siis sinna on poogitud kõrval oleva küll puu Arturi siis pung, et ta tolmendaks, aga vaatame, kuidas see siin toimima hakkab. Hetkel on siis kogu puu võra kujundatud selliselt nii-öelda ikkagi püramiidialt. Nüüd siin kõrval on siis Artur. Arturil on samamoodi, nagu näha on, tal on latv on jälle ära roninud taevasse. Kui ma enne rääkisin nagu sellest, et ta on nagu tugevama kasvuline, siis tõesti, see on alt on näha. Enam põhimõtteliselt käega ümber ei võta. Ja need mõlemad maguskirsid on meil tegelikult kõige nooremad istikud. Peaksid olema 3-aastased, ütleme nii, et 3 aastat tagasi istutatud siia siis, jah. Ilmselt kasvanduses veel üks teisel aastal äkki müüdud ma eeldan. Et suht kiire kasvuga. Püüame siis seda ka lõigata niimoodi, et valime ühe tippu oksa ja lõikame tagasi. Ka Arturile sai siin ühele oksale poogitud siis kõrval olevast meelikast suvise pookimisega siia kohta üks pung ja teine siis siia. Kuna ma näitan, siit oksade vahelt saan kaameraga läbi. Siis ma proovin siia sisse zoomida. Et nende peale lõikame siin selle konkreetse oksad lõikame kuni pungani ja siis valime välja siin ühe tipu. Nagu teiselgi ilmselt sellest poogitud oksast natuke kõrgemale, ehk ilmselt siis antud momendil siia küll jääb latv alles sellel puhul, aga kunagi äkki jälle tagasi sinna poogitud oksani. Ja püüan ka siis ikkagi sellist sarnast võra kuju jätta, nagu tal on, ehk selline puutüppi keskse tüve peal. Oksad natukene sellise, sellel antud puhul on sellist kella nii-öelda osuti suunas üles kerimist, just vinti nii-öelda proovitud hoida.
aga hakkame lõikama. Et kui siin, kuna siin on samamoodi, sai tegelikult suvise lõikusega päris palju ära lõigatud, siis tegelikult antud puul ei olegi väga palju lõigata. Temal on näha ka suht palju selliseid viljaklastreid, pungaklastreid. Ehk siis, nagu ma ütlesin, ta juba eelmine aasta tegelikult meil õitses ja päris korralikult, aga ta lihtsalt ei olnud tolmendajad kõrval. Et tal on üsna palju neid siin ka seekord. Loodame ikkagi seekord ka marja saada see hooaeg. Eks paistab. Aga ma hakkan jälle ilma kaamerata seda latva lõikama, sest see on üsna jäme ja seda ühe käega ei lõika lihtsalt. Sai siis ka Artur lõigatud. Järjekordselt nagu näha päris tugevalt, eriti ülevalt. Aga see on nüüd selline kujunduslõikus, mida siis saabki hakata hoidma. Alumised tugevamad oksad ongi need, mis tegelikult peaksid siis külje peale nagu laiemale kasvama ja siis hakkama nii-öelda viljaoksi kasvatama. Aga kõrgus on nüüd korralik. Ehk siis ma tegelikult ei lõiganudki selle oksa peale, vaid selle kõrval oleva oksa peale, mis seal oli enne. Ja noh, ma tegelikult ulatan seda ülemist nüüd niimoodi sellega katsuma. See on see, mis jääb. Kuniks siis näha on, kas sellel oksal poogitud pungad puhkavad või mitte. Järgmine on meil siin ploom. Põhipuuna nii-öelda ave. Ja siis keskele otse üles, mis kasvab oks, peaks olema Emma Leppermann, mis siis on tema nii-öelda tolmendaja. See aasta tundub ka, et eelmise aasta nii-öelda lõikused suvised kõik on korralikult nii-öelda pungaklastreid arendanud. Ehk siin on näha, et need oksad on ikkagi üsna täis neid pungaklastreid selliseid. Et siin ka see tagumine pikem oks, mida sai ka siin horisontaali painutatud küll, aga üldiselt ploom õnneks teeb ka üsna püstistele okstele neid pungaklastreid. Et vaatame, kuidas siin on. Siin suurt lõikust ei ole. Tahan teda sama Emma Leppermanni mõne oksa võrra allapoole tuua, mis siin üleval on. Aga üldiselt aga nii jääb, et mõned oksad lõikan välja. Mõned püstisemad otse üles kasvavad oksad. Et ei hakka seda siin eraldi siis kaamera käes filmima. Siin lõikasin tõesti mõned oksad. Nagu ma ütlesin, siis selle Emma Leppermanni ülemise ühe oksa. Lõikasin natukenegi külje peale tagasi, et ta nii taevasse ei läheks. Mõned üles otse kasvavad oksad. Aga üldiselt tal on selline mõnus lai kroon juba. See nüüd on küll üks vist esimesi, mille me siia istutasime. Ja teda ma rohkem hetkel ei näpiga. Siin on meil nüüd kõrval juba teine ploom, mis pole iseenesest erilist tugevast lõikust saanud, istutatud äkki 2 aastat tagasi. Ja nagu näha on, siis ta on ikkagi väga-väga põõsas. Aga sama selle kavatsen tagasi lõigata latva, et ta mitte taevasse ei läheks. Ja see, et tal on hetkel noorena tihedamalt oksi, see mind nii väga ei segagi. Vaatan jälle mõned püstisemad välja, et talle laiust anda ja nii ta jääb. Siin siis ma tahaksin all lõigata välja oksad, mis on väga terava nurga all. Ehk siis näiteks selle, samuti selle oksa, mis on ka terava nurga all. Ja ta kunagi kasvab lihtsalt nii pahasti, et ta peab niikuinii välja lõikama, et noorena see väikene haav varaneb kindlasti paremini, et need me lõikame siit kohe välja. Näiteks, kuna puu on niikuinii üsna tihedalt oksadega, siis ta ongi hea ka, kui ta saab valgust pärast ja areneb paremini. Vot nii. Siin vaatame veel jooksvalt üle. Hetkel sai see ploom siis Victoria sellise lõikuse.
mõttes on küll kunagi järjekordselt ta kuskilt tegelikult lausa siit maalt tagasi lõigata ehk siis poogitud pungale ja jätta natukene selline sellest kõrgusest nii-öelda laienev puu. Aga see aasta jätame selliseks, vaatame, mis oksi ta veel juurde teeb ja saame nende vahel valida. Edasi on meil siin pirn Milskaja Ranja ja siis järgmine seal taga on, esimene, vabandust, on Pepi ja siia on isegi poogitud Maskovskaja, kui ma ei eksi, sellesse oksa. Ja ta ise, tema alus on üldse mingisugune punane pirn, kui ma ei eksi. Saaremaa punane pirn vist. See puu on üsna korraliku, see on ka üks esimese ringiga ehk 4 aastat tagasi toodud puu. Ja tema enam-vähem juba omab seda tüve kuju nagu tahan, et latva lõikan kindlasti tagasi. Antud juhul lõikan latva selle oksa peale siin. Seda isegi kannatab vist ühe käega lõigata. Võtame siit ilusti. Natuke pusin. Nii. Ja ülevalt pärast kärbin ka. Ja neid külgoksi saab ka natukene tagasi keerata, nii-öelda lõigata lühemaks, et ta oleks proportsioonis. Siin on siis Pepi ja Moskovskaja, et see ilusti lõigatud. Nüüd on kõrgus ka hea. Nüüd ka käe siruulatuse kõrgus. Tugevam jälle tagasilõikus, aga kujundusena väga okei. Et ilmselt temaga me saamegi siin juba järgmine aasta jätkata lihtsalt tava sellise lõikusega, kui on vaja. Kujundusena ta on juba päris okei. Liigume siis järgmise Milskaja Ranja juurde. Nii sai siis Milskaja Ranja lõigatud, et päris tugevalt jälle järjekordselt. Proovisin välja valida põhioksad, mis siis jäävad ja ka latv sai tugevalt tagasi lõigatud. Nüüd ongi jäänud lõigata siin siis esimene õunapuu ja tagumine õunapuu. Üks on siis Krista ja teine on Kasper. Sügise õunapuu ja suvines. Hetkel said siis õunapuud sellised lõikatud, jälle tugevama lõikusega, madalaks. Ja Kasper veel tugevamalt. Kuna tema ei ole oma oksi väga tugevalt veel arendanud, siis teda sai veel väga tugevalt lõigatud. Selline see viljapuude lõikus sai. Nädala pärast umbes peaks pritsima veel neid karbamiidilausega. Ehk siis seda on soovitatav kevadel teha enne, kui lehepungad puhkavad. Ja hoiab ära nii haigusi kui ka mõned kuidas öelda, parasiidid või sitikad. Ja ma olen seda ikka iga aasta üldiselt teinud ka, et jätkan ka sellel aastal. Aga näeme jälle.